Tanel Leok hooaja esimene start Eestis, et kuidas läks? Võib rahule jääda, et võit tuli, et sai jah, Eestimaale tulnud, et sai siin kross tehtud ja super hea oli, et rada oli päris mõnus, et ainuke ongi see sõiduformaat siin, see ongi superkausi see eripära, et lühikesed sõidud, et ilm oli nii hea, et oleks tahtnud pikemalt sõita isegi, aga see nii ja naa. Esimeses sõidus said kohe kiirelt ette minema, aga siis vahepeal tuli Läti konkurent järgi, et kas andsid ise tempos järgi või oli tema vähe kiirem? Jaa, ma andsin ise natuke algul tempos järgi ja siis ringe teed niimoodi jalgu, et ma ei hakanud seal paari hüppet hüppama ja siis võtsin natuke turvalisemalt, aga siis ma tegin uuesti tempot, siis tuli vahe suuremaks ja nii ta läks. Sul on hooaja alguses see põlvemure olnud, et kuidas sul praegu hetkel tervislik olukord on? Tervislik olukord on, põlvega hakkab juba kord saama, nüüd tuli üks teine väike vigastus peale, et mõlemad randmed on natuke haiged, et praegu see vasakpoolne just pöidla juures sealt randme juures on midagi, sai kõvasti põrutatud, et midagi teeb haiget natukene, aga läheb paremaks, et pildid sai tehtud, nii katki nagu ei tundunud olevat, et lihtsalt ongi täna põhimõtteliselt esimene päev tsikli sellest pärast Hispaaniat, et see oligi päris hea tunne nagu. Mis plaanid järgmiseks võistluseks on? Järgmine võistlus on seal Inglismaal, et siin kolmapäeval lähen Eestist ära, et saan paar päeva trenni teha siin äkki, kui ilusad ilmad on, et tsikliga sõita natu ja Inglismaale, Prantsusmaale MM, et äkki peale Prantsusmaa MM-i saan korraks veel isegi nuia võistlema tulla, et pean tiimiga läbi rääkima, et Karks oli huvitatud, et tulen sõitma, ma vaatasin, mul vaba kuupäev, ise samas tahaks uuesti veel Eestis tulla, et kodus ka saab käia, siis on nagu tore. Aga kui Karks siis ei tule, siis on järgmine võistlus Sõmerpalus kodus? Jah, nii peaks olema küll. Kuidas sa seda langerada iseloomustaksid, et tundub väga tasemel Eesti kohta? Niimoodi on väga super, et võib-olla ongi natuke liiga palju vallikurve, et see natukene teeb nagu lihtsamaks selle raja. Aga niimoodi pealtvaatajatel ja kõik need parkla, pesuplatsid, kõik mis siin on, see on viimase peal, et niisugune kompleks Eestis on super, et ongi vaja lihtsalt siin muidugi peab tasemega arvestama siin nagu, et täna ma olin päris rahul rajaga, et oli natuke läks soonde auku ka, et tavaliselt siin on sõidnud, siis nii soonde ei lähe, et see, ma arvan, siin nädala sees viht tegi head hoopis siin rajale, aga jah, et niimoodi korraldus kõik asjad super. Mis sa arvad, kas siin tasuks ka, ütleme, suuremaid ettevõtmisi teha, kui Triines Eesti meistrivõistlused teha see superkaisu? Eks kindlasti, et on vaja finantsi leida, et tegelikult kõik asjad on siin olemas praegu, et tuleb ainult ära teha ja natuke rada viimistleda ja ongi kõik korras. Mis sa arvad, kas siin MM-i annaks teha? Annab ikka muidugi, et siin on nii lihtne, isegi kui vähem paar küngast ära võtta või juurde lükata, siin ei ole see mingi probleem ja ongi rada valmis. Et ühesõnaga sinu poolt oleks nagu positiivne õnnistus kaasas? Muidugi, et siin on kõik olemas, siin on ma professionaalsem, ütleme nii, pädokid kui kuskil MM-il vahepeal, et see on väga super, mis siin on. Aga edu langekeskusele ja sulle!